keerub mured, kurvus kaob naeratuses, laotus, mis pilvi on täis, helgem näib, kui su näol naerus ära tärkab ning siis sa peagi märkad, kui palju rikkamaks just see sind teeb. Öö järel päev peab hoitma, lööb nõnda rõnga loitma kui Me oleme siin Peningi mõisas, Arvo ja Aiki kodus ja siis mitu ilusat ruumi sisustati näitustega ja ühes nendest siin Aiki loodud Georg Otsa selles saalis siin me näeme meie kunagise kolleegi õppejõu Georg Otsa siis esemed, tema nagu elutöö on siia välja pandud, ma näen siin Rigoletto, see, kus meil alati, kui me laval olime, et mõtlesime, et kuidas see on võimalik, et kui tema roomab, et siis meil kõigil, nagu öeldakse, sipelgad jooksid üle selja või siin Jaago, rääkimata siin tema nendest, ütleme, ooperi teistest rollidest, Onegin kindlasti, Teemon. Ja mul on hea meel, et sa oled siia kokku korjanud siis kõik need asjad, mis on kuskilt nagu seoses Georg Otsa kooli ärakaotamisega ja sealt, mis on nagu maha kantud või välja visatud. Aga siin on kindlasti, kui me selles saalis ringi liigume, ütleme need, kes tulevad siia, muusikahuvilised, kes Georg Otsa eluloo vastu huvi tunnevad, et sa saad kindlasti rääkida ja ma loodan, et siin on need juba päris paljud käinud ka, et sa oled kogunud siia kokku need materjalid, mis tõesti räägivad Georg Otsast ja tema elutööst. Nii et võib-olla mõne sõnaga siin räägid lähemalt, seda enam, et me ju tähistasime hiljuti ka Georg Otsa 100. juubelit. No nii, jah. See on kõik õige, mis sa ütlesid. Tegelikult see näitus sai avatud 31. mai ehk peaaegu siis 2 aastat tagasi, 31. mai 2023. Eksponaat oli siis veel natukene vähem. Vahepeal olen saanud täiendada siin väga mitmete materjalidega. Aga kuidas see näitus üldse nagu alguse sai, vaata vahel on nii, et üks või teine inimene jätab sulle niisuguse jälje või ta on sinu peale nii suure mõjuga olnud, et sa ei saa nagu teistmoodi, kui mõtled talle. Ja siis, kui ma tulin teatrist ära 2004, siis mind see mõte teha Georg Otsast jäädvustus, ükskõik siis kas muuseumi näituse või mälestustoa moodi asi. Võt see mõte ei jätnud mind sugugi maha. Ja õnneks ilmus vastav ruum Peningi mõisa näol, et ma sain siin tõesti päris ilusa suure saali, kuhu sain seintele paigutada siis kõik need materjalid, mis jäid üle Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist. Ja praegu ma vaatan juba, et näituse ruum hakkab väikeseks jääma. Aga see, mis siin on näha, on ühe vapustavalt ilusa inimese mälestus. Ilus selles mõttes, et kui inimene ja ilus kui hääl. Ja see on kordumatu tegelikult, mismoodi see fenomen nagu siiamaale elus püsib, sest kui panna silmad kas või kinni ja kuulata tema lindistust, kas tema CD-d või plaadid, siis see hääl on niivõrd väljendusrikas,
et puudutab siiamaale väga paljude inimeste hinge. Et nojah, repliigi mõttes ma võiksin öelda seda, et hiljaaegu sattus mulle kätte ajakiri Kultuur ja elu, kus oli artikkel Georg Otsa ja Kaarel Irdi Punaminevik. Ausalt öeldes see oli niivõrd ebamoraalselt kirjutatud artikkel, niivõrd kohatu, et ma arvasin, et ma panen selle ajakirja ka siia näitusele, aga praegu ma kahtlen, sest minu jaoks on hääl ja inimene sellisena, nagu ma teda tundma õppisin Estonia teatris. Ja see oli üsna ammu, see oli aastal 1972. Ja mul on siiralt ükskõik, kas ta oli punane, sinine või mingit valge, absoluutselt ükskõik. Minu jaoks on ta meister, jumaliku Anniga meister. Võt nii. Tema oskus oli see, et ta laulis ja näitles väga heal tasemel, aga eks see ole inimlik kadedus, mis välja lööb, et arvestades, eks ole, seda Georg, et see, et ta laulis kõiki asju hästi, ka Nõukogude laulu. Ja sealt on tulnud siis see, et umbes, et aga see oli see aeg ja ütleme, et tema oli ju Eesti ohvitser. Enne sõda juba, eks ole. Ja kui me vaatame tema lastetuba ja kõik, ta oli meile eeskujuks. Meile kui tudengitele, meile kui kolleegidele. Ta tuli alati, andis käepihku nii koristajale, tudengile kui oma kolleegile. See tähendab härrasmees lastetuba oli. Ja see, et tema, juba see näitab, aeg on paika pannud, et tema fänniklubid Saksamaal, Soomes, Venemaal, igal pool on tema fänniklubid, eks ole. Ja see veel kord, ma olen alati mõelnud, et huvitav, et need Klatši jutud, kui me tegime ühte filmi, Maret, tema noorem siis õde, et ma ütlesin, ta ütles algul, et ta ei anna intervjuusi seal televisioonile ja ma ütlesin vastupidi, et sina pead andma, sellepärast, et teised valetavad ja räägivad, aga sina õena räägid oma vennast. Ja siis ta ütles, hästi Jüri, aga ma annan, aga siis kui sina tuled kaasa, et sellepärast, et ta ka juba ei usaldanud, et monteerivad mingi jama kokku ja kõik. Aga see on näide sellest, et me räägime ikkagi inimesest ja seda ei saa sellest ajast, kontekstist välja võtta. Muidugi, ta ei saanudki teistmoodi, ta ei saanud laulda Eesti isamaalisi laule, kui oli raske nõukogude aeg. Ta laulis neid laule, mis talle ette anti, ja aga ta tegi seda suurepäraselt. Ta tegi seda meisterlikult. Ja mitte kunagi ta ei teinud niisama. Ja rääkida, et Verdi, Tšaikovski, eks ole, seal Köšvini Porgi ja Pess, eks ole, seal, et ta... Jah, täpselt. Tahad sa veel midagi öelda seoses Georgiga? Ma loodan, et inimesed leiavad siia tee. Kui ekskursioonid käivad, siis nad saavad vaadata nii palju, kui nad soovivad seda näitust. Ja kui meil on teatretendused, see näitus ei ole eraldi juriidiline mingi, see käib meie mõisaga koos lihtsalt. Igatahes see, et sa oled selle asja ette võtnud, et müts maha ja see on meie ajalugu, Eesti ajalugu, meie muusika ajalugu ja vastupidi, me peame selle üle uhkust tundma. Ja need, kes kuskil nurga taga kiibitsevad, kiibitsegu edasi. Et Georg oli meile eeskujuks, Georg on Eesti sajandi suur kuju. On kindlasti ja minu jaoks on tema niisugune jumaliku puudutusega inimene, kes oma häälega suutis inimestele lohutust pakkuda, rõõmu teha ja mõjuda
kõikidele ühtviisi hästi. Ja tuletame meelde veel, et isegi seda on kirjutatud, et oli juhuseid, kus haiglas, kus arstid olid määranud juba, et see on surmale määratud ja on neid juhuseid olnud, kus see patsient on kuulnud Georg Otsa häält ja ta sai terveks. Ja see on midagi enneolematut. See on, ma ütlen, see on eriline. Aitäh. Võt nii, aitäh sulle. Te ütlete muidugi, et ma teen tobedaid tempe. Ma tahan nende abil maailma inimesi kas või pisutki paremaks, pisutki ausamaks muuta. Ei ole tähtis, kas ma kaotan või võidan. Tähtis on see, et ma pean oma tõotust, sest tõotus see on igale tõelisele rüütlile auasjaks, kutsumuseks, ei, eesõiguseks. Näe und, ilmsi võimatut und, lööväed, puruks võitmatud väed, sõtrats, võitku hirmu ja valu, kui ees surmaõudusi näed. Su arm olgu kirgas kui jää, loo kord keset valede kaost, kui käed enam mõõta ei hoia, siis täht ära tähise paust, nii käseb au, käes mõõt püsti päi, täht tähiseks kauge, teed okkalist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks ja ka siis, kui ta nimel saab põrgusse minema peaks. Meeles pea, kui sa lõpuni vaid oled vandele truu, siis su hing leiab rahu, kui liiv täidab silmad ja suu. Sellest maailm ehk paremaks saab, et üks mees, pekstud, pilgatud mees, pilgus surm püüdis haarata tähe, mis all kõrgel säras ta ees. Praegu kõige kallimast väiksest linnast, meie armsast Tallinnast, ehkki hallid tema paesed teed, ikka head meile need. Kui sa hulgud mööda kitsast tänavat, neiu silmad sulle vastu säravad, oi te poisid, kuskil põleb rind, neiu ma ei jäta sind. Kui sul leitud pole õiget kallimat, vaata ringi meie armsas Tallinnas. Stroomi rannas kiigub kõrge kiik, laulab seal tüdruk viit. Lööme õhtul saapad hästi klantsima ja siis Kadriorgu lähme tantsima. Oi te poisid, kuskil põleb rind, neiu ma ei jäta sind.
siin on näha Georg Otsa see foto ja sellega hankisin Peterburis lendfilmis ja praegu see on monteeritud foto siin, kus Estonia taustal on, aga tegelikult see on selle Mr. X-i aariast, et need sai päästetud Eesti kultuuri jaoks, need fotod toodud ja kingitud siis Teatrimuusikamuuseumile ja Georg Otsa muusikakoolile. Nii et siin on selles mõttes väga ilus tõesti ülevaade nii Georg Otsa plaatide näol, raamatute näol, mida siis Kulleraigiga siin sai koos kokku pandud või need heliplaadid, siis ooperiaariad ja mitmed teised. Väraval hüvasti jääd, kui käes hoidsin kätt, nii algas see kõik, algas nii nagu ikka, et ise ei tea, aga äkki on armastus seal. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kaased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Oh, keeruta, lennuta linalakneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl.